tere! Tere! Tervitame teid siit Mänguasja muuseumist ja täna on meil plaanis teha sipsik, mis on tehtud WC-paberi torust. Meil on siin laua peal 3 varianti, et üks võib olla näiteks niisuguste paberist jalgadega ja paberist peaga. Teine võib olla karvatraadist jalgade ja kätega ja sukast pea. Sukast pea. Aga kolmas, see, mida meie hakkame tegema, see on siis vedrujalgadega ja päris riidest pea. Selle jaoks on tarvis siis kõigepealt toru WC-rulli seest. Ja valget paberit, Aha. millega see toru katta. Nii. Annan sulle valge paberi, aga nagu näha, ei ole see paras, eks ju. Ei ole jah. Siis ma soovitaksin tõesti kohe niimoodi parajaks teha, et pannagi see toru siia äärde ja lõigata see toru pikkus või laius. Aga äkki ma võtan hoopis pliiatsi. Luba mulle just pliiatsi. Jaa, sa võid ka pliiatsiga, tõesti, siis tuleb täpsem. Ma panen siia ühe märgi peale selle toru järgi. Ja murran selle paberi niimoodi kokku. Selle märgi järgi. Jaa, mitut moodi. Ja lõikan selle paraja suuruse. Just. Sina võid juba rääkida seda, kuidas moodi. Edasi ma annaksin sulle ka liimi ja teeme selle. Annan. Võtan liimi ja teen selle valge paberi üleni liimiga kokku. Siis tuleb toru peale panna. Vaatad, et mõlemalt poolt oleks enam vähem. Ei, täpselt. Mina panen nüüd täpselt. Proovin sellega toru siia otse niimoodi saada. Ja ega see ei olegi nii lihtne, näed, et see nüüd otse hakkaks siin liikuma. Aga minul servad paistavad, aga sellest ei ole midagi. Sipsik on sipsik. Näed, mina pean liimi juurde panema. Aha, aga minul jäi näed tükk üle. Las olla, tulebki toreda. Liimi peale paneme selle sipsiku riidesse. Aha, nüüd hakkame sipsiku riidesse panema. Ja võtame siis, ma arvan, et 3 riba on paras. Et kleebime ühe riba üles, teise alla ja 3. keskele. Et kui need ülemine alumine on tehtud, siis on näha seda keskmist kohta. Ja minu meelest on väga tore niimoodi teha, et lauda ära ei määri, et teed otsaga niimoodi liimiseks ja nüüd hakkad lükkama sõrmega. Oo, seda on ikka osavust saada. Aga vaata, kui tore, sa saadki korralikult liimiseks teha. Muidu saab sul laud liimiseks. Ja keha on valmis. Ma arvan, et nüüd oleks tore teha talle jalad ja käed. Ja nüüd selleks ongi meil vaja, eks ju, 4 riba. 4 riba. 4 riba. Ja 2 läheb jalgadele, 2 kätele. Ja nüüd ongi selline lugu, et see pikk riba paneme otsad kokku ja vajutame keskkoha sisse. Nii, ma võtsin jalgade jaoks sinise. Ja. Otsad korralikult kokku. Saad 2 ühesugust riba. Ja taas läheb liimi vaja. Teeme siis otsa liimiseks ja kleebime seal laua peale L-tähe. Aha, niimoodi ristipidi kokku. Ja L-tähe laua peale. Ja natuke võib tõesti sõrmega kinni hoida. Nii, ja hakkab vedru tegemine. Vedru põhimõte ongi see, et alumise vajutad peale. Ja sa ei peagi laua pealt ära võtma. Vaheldumisi vaheldumisi. Üks pool. Jah, alumine peale jälle. Kuni lõpuni. Sa tead, kuidas seda veel nimetatakse? Seda veel ei tea. Sina ütlesid vedru, no. Aga mina tean, et selle kohta öeldakse nõiatrepp. Oi, kui vahva. Ja nõiatrepp on ta sellepärast, et siin ei saa korralikult trepist ülesse minna. Libised kuidagi. Et kui hakkad niimoodi ülesse alla minna, siis ei saa, see ei ole nagu päris trepp. Nii et nõiatrepp.
ja, aga samas võid ka selle pihku võtta ja võib-olla siis läheb libedamalt, nobedamalt. Mina olen seda just nimelt käes teinud. Jaa. Aga mõnikord läheb käes olles pooled sassi. Ja siis... aga keerutades vaata niimoodi. Et keeran oma käes kogu aeg teda. Keerad ringi ratast. See on tore võte. See on tore võte. Keeran. Ja siis... Nii et mooduseid on mitmeid, eks ju. Viimase alla panen natuke liimi ja algus ja lõpp tuleb ikka kinni liimida, muidu ju vedru tuleb lahti. Natuke pigistad, hoiad ja näed. Nii, aga nüüd kingad. Vaat, mina paneksin selle vedru näiteks siia peale ja lõikaks alguses ühe niukse kandilise tüki. No niukse natuke pikema. Ja siis ma kujutan ette, et ma lõikangi nagu kinga, et näed, nagu ümarosa ja tagant ka teeks natuke ümaraks ja siis ma kleebiksin ta kohe külge. Aga niimoodi... Aga kuidas veel võiks teha? Teine variant oleks see, et tuleta mulle palun pliiatsid. Ma joonistan seda, ma panen ka samamoodi alguses. Jaa, võib ka joonistada, mitte kohe hakata. Ja siis ma joonistan lihtsalt siia omale joone ette. Nii, näed, jalad ja kingad. Nii et nüüd võid täitsa vabalt need kingad kohe külge kleepida. Ma panekski jala külge liimi. Või siis kinga külge. Ja vajutaks kohe kinga siia külge. Näed, valmis ta ongi. Aga paneme siis kohe külge. Minu meelest nad võiksid käia ikkagi siia päris alla serva. Aha, no ei saa panna jätada. Sa ei saa kõrgemale lihtsalt panna. Püsti. Jah. Siis on ikkagi nagu ta istuks. Sipsik ta istub, jah. Täitsa vabalt. Ma panengi selle sinise randi peale nagu kleebida. Edasi tulevad käed. Jah, jälle 2 vedru. 2 vedru. Mul ka samasugune selline. 2 poolega riba. Panen siia nüüd selle ülemise triibu juurde nüüd käed kinni. Natuke jälle hoian. Jah. Et jääks ilusti kinni ja ongi sipsikul käed. Ja jalad. Ja jalad ka. Nii, aga nüüd hakkame pead tegema. Just. Ja teeme siis pea 2 erinevast materjalist. Ja. Sina kasutad? Mina kasutan salvrätikut. Ja mina voodilina. Kui on lõhutud, siis vormi temast pall. Ja et ta pidama jääks, siis keri lihtsalt niit ümber. Paned kuskile pöidla alla alguse ja hakkad kerima, et ta jääks pidama. Meil on siin üks tore vatiin, aga kui ei ole kodus vatiini võtta, mis siis saab? No teise paberi näiteks. Tualettpaberi portsutad ära. Tualettpaberi saab sellise palli teha. Ma arvan, et küll. Ajalehest. Või siis näiteks vatti. Sinul on vetsupaber, minul on riie ja pane see lumepall nüüd selle keskele. Ja nüüd teeme hops, ümber pöörd ja katsume ta siia sisse, et saada. No paberiga peab natukene ettevaatlikult ümber käima, et see ei läheks katki. Ja taas läheb niidilulli vaja, et me selle ilusti siin kinni saame. Mitte siduda, aga lihtsalt niimoodi kerida. Näe, lihtsalt kerime. Abimeheks on meil papitükk. See annab juustele ühe pikkused salgud. Kõigepealt tuleb siis panna, hoida pöidlaga kinni ja kerida ümber papitüki. No kui palju? 10 korda? 15? No 10 ja pluss. 10 ja pluss. 10 ja veel rohkem. 10 ja natuke rohkem. Kuidas tundub, et ta nii õre ei jääks, eks ju? Ta võiks ikka olla midagi. Sest tead, sellel sipsikul nüüd tahab see juuks jaotuda ka kukla taha. Vaata, muidu tal jääb nägu 2 poole, eks ju. Aga et tal võiks rohkem juukseid olla, et nad ulataks ka see kukla peale, eks ju. Teeme siis rohkem. Teeme selline. Kerime seda rohkem. Ja, keskelt katki. See ei ole tähtis, kus koha pealt lõigate. Juuksed jäävad ikkagi ühe pikku. Nii, üks korv välja. Ja risti peale. Üks võimalus on 2-poolne teip, aga kui sul on kodus näiteks
kuumaliimipüstolit, siis väiksed täpid pealae peale ja siis jääb igaveseks kinni. Ma aga annangi tegelikult sulle. saab kasutada ka täitsa tavalist Jah, pulgaliimi. muidugi. Ma võtan seekord pulgaliimi. Proovi sina Ma proovin pulgaga. selle pulgaliimiga hoopiski. Jah. Et ma panen ta. Ja siis hakkame nägu kujundama, jah. Meil on niisugused silmad, mida annab kleepida. Kas see jääb ka riide peale? Ta võib nii ja naa olla. Alguses ta jääb, aga pärast ta kukub ära. Et tegelikult võib Äkki ka hoopiski joonistada. Jaa, vabalt. Ja muidugi vildikas on hea. See ongi tore, et vaata, iga sipsik tulebki erinev. Juba näo poolest erinev. Ja eks tal on midagi veel. No näed. Toru sipsik saigi tehtud.